6. aprilli õhtu maandusin Veneetsias Marco Polo lennujaamas ja siin lähedal kohe lennujaama hotellis, siuke tagasihoidlik majutus, aga kuna ma saabusin alles kell 11 õhtul, et siis ei lähe kusagile mujale seiklema. Ja lend oli Lufthansaga, kulges sujuvalt, ümberistumisega Frankfurdis. Tallinnasse küll lennuk jõudis paarkümmend minutit hiljem, sest tugev vastutuul oli, aga tagasi minnes oli jälle taganttuul, nii et see kaotatud aeg, mis tuli Tallinna lennujaamas passida, et see tegelikult tehti tasa, nii et väga kenasti. Ma nüüd hakkasin vaikselt siit Tesserest Veneetsia laguuni ja saarekeste poole astuma. Naljakas siin kõnniteesid üldse ei arvastata. Forte Passeria, mingisugune park, aga ma tahtsin siit kohe peale võtta, et suur kevad juba väljas, 7. aprill ja lohi nii kõrge, suur kevad või isegi peaaegu, et varas huvi ütleks, et Itaalia on ikkagist Eestimaast märksa eespool kalendris. No vot, siin väikene kaarti näha, et lennujaam Aeroporto Marco Polo oli siin. Mina peatusin öösel seal Tesseraas ja nüüd siit täällt mööda. Kunagi see kindlustuslajatised asusid siin, et siit täällt mööda seda jalgteed pidi ja jalgrattateed pidi. Astun siia sillani, siis lähen siia Veneetsiasse, Põhisaarele. Jõudsin jalutuskäiguga oma Veneetsia hotelli. Ühesõnaga tee peal juhtus niimoodi, et telefon hakkas külmast või ei tea millest ära surema, nii et üksikud pildid sain, aga mingist videot või värki väga seal teha ei saanud. Väike vaade aknast, päris uhke. Veneetsia, kanalite linn ja sildade linn. Sain hotellist välja ja telefoni üles soojendatud ja nüüd jälle näitab pilti natukese aega vähemasti. See peaks olema siis Grand Canal, üks suur kanal, mis läbib terve selle Veneetsia põhisaare. Ja sõitmas näeme veebusse ehk Vaporetto. Ei oskagi öelda, kuidas see nimetus on. Ühesõnaga, Veneetsia on üks siis Euroopa suurimaid autovabasid linnasid ja kuna siin on nii palju kanaleid ja nii palju rahvast kõndimas, siis ega siin rattaga ka sõita saa. Teppe ka palju. Nii et jalgsi käimine. Tüüpiline tänavapilt. Et kui Veneetsias kaardi hotelli unustad, et siis võid rahulikult niisama jalutada. Suur see saal ei ole, nii et kaduma päris ikka ei lähe. Alati saab teed küsida. Aga päris ilus õhtuses valguses. Ja siin üks kondel maabub. Ja need kondlid on tänasel päeval küll turistiatraktsioonid, et põhiliselt sõidetakse ikkagi nende vaporetod ehk veebussidega. Turistiatraktsioon ja suht kallis ka. Basilika di Santa Maria, siin juures siis lauldakse. Sildade linn, ujuv linn, kanalite linn. Selle linna saamise lugu on päris huvitav. 5. sajandil olevat siin barbarite eest põgenejad Veneetsia laguuni saarestikule kõigepealt pagemiskoha leidnud, aga hiljem sai sellest piirkonnast suur ja uhke rikas linn. Tänu sellele, et oli Vahemeres siin hea kesksete liiklusteede asukohas.
et tema ütsaeg oli siis kuskil mingi 14. sajand, keskaeg, et ta olevat isegi olnud maailma esimene tõeline finantskeskus, see Veneetsia. Pärast muidugi Atlandi ookeani võttis selle põhilise rolli veeteedel ja veetranspordil üle ja siis Veneetsia, kunagine ka Veneetsia vabariigi pealinn 9. sajandist kuni 15. sajandini. Et see siis langes Napoleoni kätte kõigepealt, kuni siis ühines hiljem 19. sajandil Itaaliaga. Aga ehitamise lugu on niisugune huvitav, et see oli täielik inseneerinduse meistriteos mõelda mingisugune keskaeg, et kuidas niimoodi vee peale ehitada. Siis võeti tugevad vaiad ja taoti maasse tugev puit, niisugune lepp ja mis iganes puud need olid. Pandi maasse, see tähendab täpsemini küll sinna mudasse vee sisse ja sinna peale laoti siis puidust ja savist plated, millest sai vundament omakorda majadele. Ja tänu sellele, et need puust vaiad, seal olid täienisti vee all, on siiamaani täienisti vee all, et siis nad ei mädanenud, vaid hoopiski kivistusid ja juba 1500 aastat on niimoodi püsinud ja püsti hoidnud. Muidugi Veneetsial ikkagi väljakutset jagub selle üleujutuste näol. Et ehkki ka üks tema hüüdnimetest on, et Aadria mere kuninganna, jällegi ilmselt kunagiste jõukuste mälestusteks, siis tegelikult üleujutused on need, mis siin ähvaldavad Veneetsiat. Ja teine niisugune keeruline koht sellele kaunile linnale toime tulemiseks on ikkagi need turistide massid. No ma olen praegult siin suhteliselt turistide nii-öelda põhiteest kõrval ja ei ole ka päris turismihooaeg veel peale hakanud siin 7. aprillil. Aga muidu suured turistimastid aastas, neid käivad siit mingisugune 6 miljonit peaaegu. Et need on ka üks väljakutse kohalikele elanikele, keda on siin Veneetsia linna südames kuskil 50 kuni 55 000. Turistid tulevad ja suruvad kohalikud välja. Veneetsia, paljud ilusad pargid. Üks tegevustest, mida Lonely Planet tasuta tegema kutsub, on just neid parke külastada. Ja on tõesti kaunid lillepuhmad siin. Ja mis salakäigukesed. See paistab miski põhiline Kondli peatus olema siin. Autovaba linn ei tähenda seda, et siin üldse sõidukeid ei ole. Et siin on rongipeatus, missugused robotkoera moodi ninadega rongid. Aga autod ka, et need tulevad siia suurde parklasse. Saareni sõidavad välja kõik autod ja bussid ja motorattad ja seal teisel pool on siis megaparkla, kuhu nad jõuavad. Maskide linn Veneetsia. No eestikeelsest Wikipeediast ma lugesin, et maskid olnud kunagi neil pättidel või sulleritel ja siis mingi aeg olla maskide kandmine ära keelatud, aga maskikultuur on säilinud maskipallidega. No teised jälle rääkivad ikka mingisugusest tõsisest maskikultuurist, et omal ajal ollagi olnud niisugune kultuur, et mask andiski inimesele võimaluse olla keegi teine, et kui ta tegi midagi, siis ega inimene ei teinud seda, et mask tegi. Aga siin on uhke siis see maskikauplus. Ja see on siis minu nii-öelda kodutänav, see, kus minu hotell asub. Otse kesklinnas. Veel maske, igast kirevat ja säravat.
olen täiesti märkamatult alustanud uue päevaga ja läbi astumas Canne Regiost, mis on 1/6 Veneetsia linnaosast. Et tegemist pidavat olema niisuguse vähekene rahulikuma linnaosaga võrreldes kesklinnaga, või siin ma vaatan küll, et rahvast on väga palju. Mille poolest ta tuntud on või huvitav fakt, et 16. sajandil siia seadis ennast sisse juudi kogukond ja see on üks vanimaid juudi kogukondasid Euroopas, kes siia tuli. Ja tänagi on siin igasuguseid neid sünagooge võib näha ja vastavat siis sümboolikat. Canne Regio. See on niisugune kanalite ja väikeste tänavate umbsõlm, et sa vapsi ei saa aru, mismoodi sa siin liigud. Et osad tänavad on õite kitsukesed, see siit ollagi siis kaardi järgi see Veneetsia kõige kitsam tänav. Märgitud kui turisti atraktsioon, et naljaks kutsuda turiste kõige kitsamale tänavale, et siis peaks see totaalne ummik olema. Aha, näed, sealt hakkab see kõige kitsam hava, et siin on veel suhteliselt lai, aga nüüd lähme siia kõige kitsamale tänavale. No, siin on tõesti küsimus, et suured inimesed ei mahu siit läbi kõndima. Ja lõpeb see tänav lihtsalt lambist kanaliga. Trüpp läheb vette ja kõik. Selline on siis Veneetsia kõige kitsam tänav. Aga ei neid kitsaid tänavaid on siin veelgi. Ees inimene kõnnib, siis on näha laiust. Et koladaga vähekene vähem turistikates kohtades, kus veesõidukitega veetakse midagi muud kui turiste. Et need tänavad siin on kohati üsna tühjad isegi, aga üldiselt tundub nagu terve see linn. Siin oleks üks suur turisti atraktsioon, et nii palju vaatamist, nii põnev. Ma olen nüüd jõudnud Castello linnaosasse, et kui kaardi pealt vaadata, siis Veneetsia näeb natukene välja nagu siukene kala. Ja fun fact on see, et minu majutus on siis nagu kala silm, kui ma vaatasin. Aga ma olen Castello linnaosasse, see rohkem läheb sinna nüüd kalasava poole. Ja nime on see saanud iidse siis kindlustuse järgi Castello. Castel kindlus. No, siin paistab vähe suurem sadama koht olema. Et Veneetsia on üks Itaalia tähtsamaid sadamaid selle kõrval, et on ka tähtis turismikeskus. Ja kui muidu see Veneetsia laguun on päris madal, mingisugune 5-7 meetrit sügavust, siis et suured laevad pääseksid ligi, et siis seda kohati on kaevatud sügavamaks. Giardini della Biennale, siukene park, et on tehtud 19. sajandi lõpus miskisuguse näituse jaoks ja merelt tagasi võidetud maale. Päris siin kalasaba otsas paistab rahulikum piirkond, kus inimesed päriselt elavad, et olen siin näinud inimesi sörkimas ja üldiselt on rahulik. Vasakul on siis suur staadion sein. Sealt eemalt see pikk saareliba, mis paistab, või see ääreliba, see Lido ja need paadikesed, veebussid, laevukesed viivad sinna. Kõvera puu alla tehtud loominguline riiul, kus saab omale siis raamatuid ja mingist filme ja ajakirju ja muud sellist võtta. Paistab, et nüüd sattusin küll turisti põhitrajektoorile ja otse mingile ajale, mis
massid saabusid, et seal ees kupliga paistab siis mingisugune see põhibasiilika. Soo, astume jast eemale ja siis näed, mis see on, et see on siis Dožide palee, et kunagine Veneetsia võimusümbol. Eks need rahvas siin, osad on järjekorras ka, et ootavad, millal siis saab minna sisse vaatama. Mõtlesin, et mis see rahvas siin seisab niimoodi massides silla peal, aga no eks siin kuulsad sillad ja kuulsad vaatad. Jõuan Püha Markuse väljakule, Veneetsia sajandite pikkuse võimukeskusesse. Ja seal on San Marco siis Büzantsi basiilika. Vaatame siis Dožide paleed ja basiilikat ja kellatorni. Mis kõrge. Rahvas siin seisab piletite järjekorras. Suur väljak ise. Siit saab seda sissepääsu sinna uhkelt kaunistatud kirikusse, basiilikasse vaadata. Kell hakkas keskpäeva lööma. Siit saab katuse terrassile, kust peaks avanema linnale vaated. Aga kahjuks täna selline silt, et terrass on täiesti planeeritud. Linna kõige kuulsam sild üle Grand Canali, selle veekogu, Rialto sild. Ja on siin olnud inimesi teenindanud juba 16. sajandist. Enne seda olevat olnud puidust sillad, mis ka vahatihti kokku kukkusid. Aga siuke võimas sild. No raske on siin suhteliselt tegelikult pildistada või fotosid teha, sest nagu näha, ma ei hakka näitama. Ühesõnaga, turistid käivad siin selle taustal kaameratega ennast poseerimas. Ja no pole mitte lihtsalt sild, et siin paremal ja vasakul on igasugused suveniiripoekesed ja asjad. Omal ajal, kui see ehitati, siis mõned pidasid seda isegi liiga moodsaks. Vaade silla pealt üsna rahulik ja idülliline, üldse ei peegelda neid rahvamasse, kes ümberringi sumisevad, veepüst siin sõidavad. Rialto sillalt saab sujuvalt Rialto turule ja need atraktsioonid, need asjad müügiks, need on siin välja pandud kohe tänavate viisi. See õige Rialto turg, mis Google'i Mapsil on näidatud, see näeb märksa vähem glamuurne välja. Paistab, et seda kolistatakse siin juba kokku. Et kala ja igasugust värki. Viidne elukeskus lõhnab päris nagu kalajärele. Et seal on suur kalalett veel avatud. No, puuviljade sektsioon lõhnab märksa paremini. Üsna vaikne. Siin arvestades muud kanti. Siit paistavad Santa Maria basiilika kuplid. Et see on suurejooneline barokkirik 17. sajandist ja ehitati sümboli ja maamärgina pääsemise eest katkust. Kuna Veneetsia asukoht on selline, nagu ta on, et veeteede ristumiskohas ja tähtis sadam, et siis need katkud ja epideemiad siia tulid ja pääsemise eest tänuks sümbolina maamärgina siis siukene uhke basiilika. Täitsa basiilika kuplita taga ja kaardi pealt vaadates paikneb see basiilika täitsa kalakõhu all, kui nüüd Veneetsia kaarti kalaga võrrelda. Eestpoolt vaates täitsa raske miskit head pilti saada.
pole siin mingit suurt platsi, teisel pool on kohe see Grand kanal, suur kanal ja siin kondimehed. Seestpoolt ka, et mismoodi see uhke basiilika välja näeb. Jõuan tagasi kodutänavasse, mis siginad-saginad täis läinud. Et täna sai palju vaadatud ja tunne on, et siuke paras doos või isegi kedagi üledoos nendest vaatamisväärsustest. Aga tore päev.